Starbucksi ja ma tellisin nagu nüüd päris Starbucksi joogi. Ma võtsin mingi Blackberry Mojito Green Tea Lemonade keskmise suuruse ja seal nad siis praegu teevad. Selline näeb siis minu jook välja, näitame siis. Ja ta võttis virsiku limonaadi põhimõtteliselt jääde. Ja oda. Need maitsevad suht nii nagu tavaline jääde poes. No see on hea, see ei ole nii magus ja see on väga värskendav sellisel suvepool nagu mul maitsuse, aga võiks sellest vähem küsida. Me tulime nüüd lõunat sööma. Ma ütlen ausalt, me ei ole täna väga mitte midagi teinud. Ma ärkasin kell 12, siis me läksime hommikust sööma, siis ma tulin tagasi korterisse, monteerisin mitu tundi ja siis me läksimegi ostsime Starbucksi ja nüüd tulime lõunat sööma. Mis see kellake siis tegelikult üldse on? Kell on siin 16:43. Ma võtsin sooja kitsejuustusalati ja me saime esimest korda Prantsusmaal saia. Nagu tavaliselt peaks minu arust niisama kogu aeg toidu kõrvale tooma, aga meil pole kunagi toodud. Ja sa võtsid 4 õustu pizza, eks ju? Tundub väga hea ning hakkame sööma. Nüüd on kätte jõudnud see aeg, kus ma olen postkord posti. Need kõik on kannesest ostetud 2 tükki sõpradele ja siis see tagumine siin on mulle ning paneme siis sisse. Kõik on tagant täis kirjutatud, aga ma ei saa taas tagumist poolt näidata, sest seal on aadressid. Aga ja nüüd me lähme randa, sest et täna on chill päev, kus me ei tee väga midagi, seega me lähme pikutama. Arvatavasti me väga ei päevita, sest et nagu suht õhtumise kell saab mingi 5 läbi või? Ma ei tea, 6 või midagi sügust. Päike ei ole enam väga tugev, seega ma ei võtnud raamatut, ma oleks võinud lugeda. No siis niisama ujume. Ma ei võtnud siis mitte kõrvaklappe, et muusikat kuulata. Mida ma teen seal? Ma ei uju mingi pikal. No jah. Ja kui keegi mõtleb, mis mul seljas on, see on selline nagu kardigan, hästi õhuke ja mõnus, siin on nii palav, et ma ei suutnud riideid panna ja see on lihtsalt ujumisriiete peale visatud ja see on Forever 21-ist, kui keegi tahab teada. Ja prillid on HM. Miks me sinna ei lähe? Ta tahab magust toitavast teisest restoranist. Siit, kus me vist eile sõime, siin kõige parema hinnaga, jah? Ei, siin on seda. No jah. Ma käisin siis rannas ujumas, nagu te nägite, ja nüüd jalutan tagasi meie korterisse. Tarmo jäi veel sinna pikutama, ma lähen pead pesema ja siis arvatavasti kas hakkan järgmist vlogi monteerima või loen raamatutest, sest mul on praegu see Girl Online Zoella kirjutatud 3. osa pooleli, seega ma tahaks selle lõpuni jõuda. Nii, ja nüüd ma jõudsingi enda tänavale ja ma tahtsingi näidata teile neid apelsinipuid siit alt. Ma üldse tšekkige seda apelsinipuud tänaval. Või see võib tegelikult mandarin ka olla, ma ei ole sellest 100% kindel, aga see on nii lahe minu arvates, ma ei ole varem väga, või ma ei mäleta, et oleks nagu niimoodi linnas kasvanud need. Hommik, ta on 17. juuni, kell saab 12:00 ja me läheme praegu hommikust sööma. Me käisime hommikul Starbucksis, võtsime joogi ja nüüd lähme sööma. Ma võtsin iced cappuccino ja mis sa võtsid? Java chip moka. Kõve võid rääkima ka. Java chip moka! Ja me lähme jälle, me oleme iga päev käinud hommikust söömas selles samas kohas, kus me või välja arvatud esimene hommik, nagu pärast seda. Kõik 6 korda me oleme söönud seal Charlie & Co coffee shopis neid beigeleid ja see juba paistabki sealt. Ja täna on meie viimane päev Nissis ja me lendame õhtul tagasi, seega eile ma ei vloginud, eile oli ainuke päev, kui ma ei vloginud üldse, aga sest me ei teinud väga palju midagi, me niisime natuke shoppasime ja chillisime ja täna ma shoppan veits veel, seega saate õhtul suure hooli ja kas see koht on lahti või? Jah. Okei, ja rohkem vist ei olegi midagi plaanis, lähme tellime süüa. Hommikusaeg tuli, ta võttis kanaga ja ma võtsin lõhega. Ma vist tegelikult olen ei näidanud, aga lihtsalt vaadake, kui head need välja näevad. Ja nüüd ma ütlen esimest korda bon appetit,
sest on õige koht, kus seda öelda. Ma tulin siis Sephorasse, sest et nagu kõik teavad, siis meil pole Eestis seda ja ma hakkan siit otsima ühte väga kindlat brändi, mille huulepulk mul on olemas. Kõike. Ma lasu siin filmida. Okei, ma räägin teile siin ära siis. Ma tahan otsida Kat Von D huulepulki ja siis neid proovida ja siis arvatavasti mingi ostan, aga kui nad ei lase siin filmida, siis ma näitan teile pärast õhtul kodus, mis ma ostsin. Update, kell on 15:40 ja ma just tulin sellisest poest välja nagu Pimpki. Seal läks väga hästi, sellepärast et nad ütlesid, et kui sa teed selle kliendikaardi, siis just täna on kõikidelt täishinnaga toodetelt -40% ja kõik asjad, mis ma ostsid, olidki -40%. Ehetega olid ka ülihead diilid, et kõrvarõngastega oli, et kui sa ostad 3 tükki, siis viimane on tasuta ja kui sa ostad mingeid kaelakesid asju 2 tükki, siis teine on 1 euroga, seega väga hea diil. Ja nüüd mul ongi ühes kotis on need riided, teises on ehted ja siis siin on Sephora kott, kus ma panin ka hullu ja mul on kodus veel üks ülisuu või 2 suurt kotitäit asju, seega ma arvan, et ma teen eraldi vlogi, kus ma teen hauli, sest see läheks muidu liiga pikaks, siis ma saan rahulikult võtta, ma saan rohkem videoid ja siis ma saan põhjalikult rääkida neile inimestele, kes huvitab nagu öelda mingi hinna ja rääkida veid sellest nagu tootest, seega nüüd me läheme koju, meil läheb tegelikult päris kiireks, mis kellel pidi me kodust liikuma hakkame? Enne kuud, vähem kui 2 tunni pärast, meil on vaja lõunat süüa, kõik asjad pakkida, mul on vaja see hool ära filmida, kuna ma tahaks selle enne ära teha, kui mul on kõik ilusti kottides. Kui ma hakkan pakkima, siis ma võtan need igalt poolt välja. Ja lõunat süüa, ma ei tea, kas ma ütlesin seda, ma tahtsime ujuma minna, aga seda me vist ei jõua teha. Seega läheb kiireks ja mu käsi väsib, seega ma nüüd lähen. Otsustasime hoopis sööma tullest, meil läks suht kiireks ja ma tellisin margarita pizza, sest et siin ei olnud tuunikalaga ja Virgin Mojito. Sest et ma olen seda ühe korra tellinud. Ma tavaliselt võtan alati vett, nagu mul vesi ka, aga mul on nii palav, ta on kõige soojem päev, mingi 30 kraadi ja siis ma tahtsin midagi magusat, et mulle energiat anda. Seega, oota, on ka maitseb. Ei tule mitte midagi. Ülihea ja see on suhteliselt külm. Nad panid mulle mingid sellised kommaasikad kõrvale, nad olid siin, mis mõtteks? Ma ei söö magusat, seega nüüd jäävad lihtsalt siia ja ma olen tegelikult ühe korra varem tellinud ja see komm oli jube halb. Aga ma nüüd jätkan. Lennujaama jõudnud ja meil läks vahepeal ülikiireks, nagu te nägite just seda timelapse'i meie pakkimisest. Meil oli kodus 25 minutit aega, et kõik asjad ära pakkida ja mul oli nüüd asju 2 korda rohkem, sest ma olin shoppamas käinud. Lõpus läks nii kiireks, ma lihtsalt loopisin kõike juba suvaliselt ja me lihtsalt jooksime bussi peale. Ja siis me jõuame sinna sisse ja siis mu rahakott oli kadunud. Ma otsisin seda väga paaniliselt. Ma lõpuks leidsin selle üles, kõigis hästi. Siis me sõitsime siia, siis pakkisime veits asju ümber, vahetasin riided ära, see on nii palav. Andsime lõpuks ometi koti ära ja nüüd ma tulin ostsin juua siit Joe and Juice, see nii fokuseeri siia. Ja ma võtsin ananassi, õuna ja passiooni mahla, mis on ülihea ja mega külm ja see, mulle meeldib, sest see on külm, kuna mul on nii palav. Ja mul on täiega väsinud, sest et tänapäev oli üliväsitav ja nagu ma juba ütlesin, täna oli kõige soojem päev, ehk siis mingi 30 kraadi. Tavaliselt on olnud nagu mingi 25-6, midagi sellist. Ja nüüd me siis ootame enda lennukit. Me jõudsime just lennuki juurde, sellise Nordica omaga lendame koju ja nüüd on aeg hüvasti jätta selle sooja, mõnusa Lõuna-Prantsusmaaga. Väga kahju, sest et ma pean nüüd minema reaalsusse tagasi ja jätkama koolitöödega, mis mul on tegemata jäänud ja mingid asjad. Üldse ei taha. Update, ma olen vahepeal koju jõudnud. Tegelikult on suht palju aega möödas. Täna on 26. juuni, 18.55 on kell. Nii, sorry. Update selle kooli osas, ma sain kõik enda tööd tehtud ametlikult. Ei ole tegelikult, ametlikult ei ole veel, mul on kõik teada, et ma olen selle klassi lõpetanud, aga mul on kõik kursused tehtud, seega
nüüd hakkas suvi, kus on võimalus siis seda uurimistööd kirjutada. Yeah! Aga lennujaamas ma nägin ühte fänni, kellega ma tegin pilti ja millegipärast mul ei tulnud pähe, et ma võiks seda vlogi panna, aga ma panen selle pildi siia selle peale. Ja ma ei ole teile näidanud seda, mis ma kannesest ostsin, ma ei tea, kuidagi huvitav, ma ostsin ise endale suveniire. Okei, nüüd on mingi hullult ära pakendatud. Ma ostsin endale üks on, tekkis on mingi kleeprindiga. Ma ostsin endale ühe magneti, ma ei tea küll kuhu see panna, sest et mul vist ei ole ühtegi kohta siin korteris, kuhu panna seda, aga küll kunagi välja mõtleb. See on üli cool minu arust, sest kuna ma teen videoid, siis see filmivärk nagu läks ole kokku ja kannes, ma olen tuntud filmifestivalid ja siis ma mõtlesin, et see on lahe mälestus. Ja siis ma võtsin endale veel sellise, mis selle asi nimi on, nagu mingi lumepall või see, et mida sa raputad ja siis siin sees on ka filmi see kaamera, sest et tavaliselt ma ei osta endale selliseid suveniire, aga kuna ma teen vaata videoid ja siis see filmivärk pikki ta ei suuda fokusseerida, läheb minuga kokku, siis sellepärast ma otsustasin nii, nüüd te saate nautida, see on ülikena ja mul tegelikult ei ole ühtegi sellist lumepalli, aga ma olen alati neid tahtnud ja õnneks on siuke mini ka, et see ei ole liiga suur, ei võta liiga palju ruumi ja minu arvates see on ülituus. Ning millest ma nüüd tahtsin rääkida? Aga see vlog tuli ja veits lühem, sellepärast ma ei lõpetanud seda päris pikalt ära, et ma kogu aeg mõtlesin, et ma filmin siia lõppu veel midagi, aga nüüd ma vaatasin, et see venib nii pikaks, nagu aeg läheb juba reisist aega mööda ja ma lihtsalt panen selle üles ära ja siis ma saan järgmise asju üles laadima hakata. Sest et kõik need asjad, mida te nägite, mis ma ostsin, ma filmisin tegelikult juba hauli ära ja see on mul täiesti ära monteeritud. Nüüd ma tahangi selle vlogi üles panna, siis kohe tuleb haul ka peale. Seega oodake seda. Ning ma ei tea rohkem vist ülegi midagi, seega näeme varsti. Tšuki!